Marju Aamissepp siin hommikupoole mainis analüütiku unistust, kus on siis võimalik uurida 400 erinevat näitajat, aga analüütiku unistus kipub olema otsustaja ja ettevõtja õudusunenägu, sest et 400 näitaja põhjal ei ole midagi võimalik otsustada. Tavaliselt tehakse otsuseid oluliselt väiksema arvu näitajate põhjal ja piimandussektoris või põllumajanduses on tüüpiliselt olnud, ma arvan, et 3 kõige populaarsemat tulemusnäitajat on oma hind, teravilja saagikus ja piimatoodang lehma kohta. Kas sellest täna enam piisab või ei piisa, sellest siis räägib järgmisena Maaülikooli doktorant Aadi Remmik, kelle ettekande pealkiri on kas tulemusmõõdikud aitavad piimatootjatel juhtimisotsuseid langetada. Palun. Tere! Siin eelmises plokis kõlanud sellisele suurele pildile või makrotasandi pildile siis kõrvale tooks siis natuke juttu nagu päris ettevõtte tasandilt. Ja püüan anda siin hästi lühikese ülevaate ühest sellisest juhtimise abinõust ja teisest küljest ka siis ühest projektist, mida siis Maaülikool koos piimatootjatega on nüüd mõnda aega arendanud. Ja just siis nagu selle eesmärgiga, et aidata leida ettevõtetel üles oma sellised sisemised reservid. Et nagu me siin ka nägime, siis need välised tegurid on suuremalt jaolt põllumehe kontrolli alt väljas. Aga seda enam on oluline, et kõik see, mis on võimalik ettevõtte sees ära teha võimalikult efektiivseks majandamiseks, et need reservid saaks kasutusele võetud. Ja piimatootmise juures, siin ongi praktilise kogemuse põhjal see mure, et ei leia üles need reserve või ei saa aru, kus nad siis täpselt on. Ja selle protsessi lihtsustamiseks siis oleme siin tegelenud sellise teemaga nagu tulemusmõõdikud, ehk siis olla ka päris laialt levinud ingliskeelse terminiga Key Performance Indicator ehk KPI, mis siin juhtimisteemalistes tekstides ikka aeg-ajalt läbi jookseb. Ja ega siin midagi ülearu keerulist ei ole, et see tulemusmõõdik on ju mingi arvuline näitaja, mis iseloomustab mingi protsessi või selles osaleja edukust talle seatud eesmärkide täitmisel kellegi või millegagi võrreldes. Ja siin näiteks piimatootmise koha pealt, seesama piimatoodang lehma kohta, eks ole, piima omahind, siin näiteks seemenduste arv lehma kohta, kõik on mingid tulemusmõõdikud ja mis peegeldavad selle tootmisprotsessi mingit kas siis laiemat või kitsamat lõiku. Ja teine selline võib-olla ka mõiste, mis sellega tõsiselt seostub, on siis võrdlusanalüüs ehk benchmarking, kus on siis, võetakse siis need mõõdikud ja vaadatakse neid siis, võrreldakse neid mingi võrdlusbaasiga, eesmärgiga siis tulemusi parandada. Ja eks need võrdlusbaasid tüüpiliselt on kas siis sama selle üksuse, mille tulemusi mõõdetakse, selle sama tulemused siis teisel ajaperioodil või siis sama perioodi tulemused mingil teisel võrreldaval üksusel. Et midagi ülearu keerulist siin ei ole idee poolest. Aga kasu kogu sellest asjast muidugi on siis, kui võrreldakse mõõdikuid, mis on
leitud nagu sama metoodika alusel. Sest vastasel korral see võrdlus nagu midagi juurde ei anna. Ja teine oluline küsimus ka muidugi, et see teave, mis siis selle analüüsi tulemusel tekib, et see suudetakse siis nagu tõlkida nii-öelda juhtimisotsusteks. Sest muidu, kuidas öelda, jääb see teadmine lihtsalt kuskile riiulisse. Siin on siis selline pisike joonis nagu selle kohta, et kuidas see selline juhtimisprotsess nagu välja näeb ja kus selle võrdlusanalüüsi nagu koht siis on. Oluline ongi see, et see nii-öelda mõõtmine, võrdlemine, järelduste tegemine, et need nii-öelda osad ikkagi selles juhtimisprotsessis üldse sees on, eks ole, sest eks on ka selliseid ettevõtteid või juhte, kes suhteliselt siiski pikalt on nagu võimelised niimoodi toimetama, et nad nagu seda tulemust üldse kuskile konteksti ei pane. Tihtipeale see nagu väga heade tulemustega ei lõpe. Miks siis need tulemusmõõdikud just piimatootmises olulised on? Tegelikult tuleb öelda, et piimatootmine tänapäeval on oma olemuselt ikka tegelikult üks väga keeruline ja väga mitmekülgne selline ärivaldkond. Et see hea majandustulemus eeldab väga mitmete, väga erinevate protsesside edukat juhtimist, mis on nagu sellesse tootmisse kokku pandud. Ja eriti, mis puudutab neid nii-öelda bioloogilisi protsesse, mis sinna seotud on, sest üldiselt keegi seda väga nagu tabavalt ütles, et bioloogilist protsessi nagu väga ei huvita see, et mida sina tahad, et tema ikka toimib nii, nagu tema tegelikult need ette antud tingimused on ja mingite selliste väga sirgjooneliste ja väga lihtsustatud seoseid ei kipu nagu töötama ja eriti kui võib-olla juhil või omanikul on eelnev kogemus olnud mingis hoopis nii-öelda selgemalt arusaadavas ärivaldkonnas. Ka nagu praktika näitab, et tegelikult on piimatootmises olnud ka see, et ka erialaspetsialistil on tihtipeale keeruline aru saada, et kus nagu antud ettevõttel nii-öelda tugevused ja nõrkused parasjagu on. Või ka ettevõtte juhil ja omanikul. Selles mõttes on see nii-öelda mõõtmine, selle protsessi mõõtmine eri lõikude kaupa väga, väga asjakohane tegevus. Teisest küljest, ütleme, et nii-öelda tootmisprotsessid ja tehnoloogiad täna Eesti nii-öelda piimatootmissektoris on ikkagi suhteliselt standardsed. Et neid nii-öelda põhimõtteliselt erinevaid variante, tehnoloogia mõistes on täna võib-olla seal 3, edaspidi vaadates jääb neid võib-olla pigem 2, eks ole. Ja kuigi võib-olla tuleb mõni uuem ka veel aja jooksul juurde. Ja ütleme, et protsess on ju ka põhimõtteliselt igal pool üks ja sama, eks ole. Mis on väga erinev, on see nii-öelda majandustulemus. Teine asi, et piimatootjad ei konkureeri otseselt omavahel. Võib-olla kaudselt küll, ütleme, nii-öelda tööjõuturul ja kohati võib-olla maaturul, aga ütleme, toodanguturul nad ju omavahel ei konkureeri. Sellisest omavahelisest infovahetusest tegelikult võidavad kõik osapooled. Selles mõttes nagu selle teemaline koostöö on iseenesest väga asjakohane. Ja kolmas üks teema on ka veel, et kindlasti selles plaanis on oluline jälgida, et milline on see kogu sektori
rahvusvaheline konkurentsivõime. Et ja siin on ka jälle see koht, kus koostöö kindlasti aitab. Siin nagu konkreetsemaks minna, siis siin on üks pilt, kus ilmselt on Eesti piimatootmise konkurentsitult kõige populaarsem tulemusmõõdik. Juba päris pika ajateljega, vist ma ei tea, kas 2002 või millal see seda sorti ülevaade nagu võrku ilmus, et ma arvan küll, et seda jälgib nagu täna iga loomakasvatusjuht, tõenäoliselt enam-vähem või iga loomaarst, kes asjaga seotud on, ja ilmselt ka enamus ettevõtte juhte. Probleem on pigem selles, et see on väga arusaadav, väga populaarne, väga laialt kasutatav, aga nagu küsimus ongi natuke selles, et arvestades selle protsessi sellist keerukust, siis võib-olla on sellest natuke vähe. Et siin väike illustratsioon selle asjale, et kui me vaatame siin seda sama asja, et ehk siis aastast piimatoodangut lehma kohta Eestis viimase 15 aasta jooksul, siis aastas on piimatoodang põhimõtteliselt 2/3 tõusnud, milles ma arvan, et teatud osa ongi ka selles, et see info selle piimatoodangu taseme kohta on nagu niivõrd laialt levinud ja populaarne, et igaüks saab ennast igakuiselt väga lihtsalt edetabelisse panna, et kuidas mul läheb versus kolleegid. Aga selle tagumine külg on see, et tegelikult keskmise lehma eluea toodang on selle aja jooksul muutunud nagu oluliselt vähem. Aga mille kohta nagu kahjuks sellist ligilähedaseltki võrreldava populaarsusega mõõdikut ei ole. Ja siin ka üks selline pilt veel, et nendest osadest, millest see piimatootmise protsess koosneb. Ja tegelikult ütleme nii, et kõik need selle protsessi lülid on tähtsad ja tegelikult suures plaanis tulemuse määrab see kõige nõrgem lüli selles. Aga nüüd ongi küsimus, et milline siis on see nõrgem lüli, eks ole, ja kui nõrk ta siis nagu võrdluses on, selleks ongi vaja mõõta ja võrrelda, et sellest aru saada. Ja selleks, et seda probleemi nüüd nagu natuke leevendada või seda infot nagu ettevõtjate jaoks juurde tekitada ja spetsialistide jaoks, et siis oleme nüüd pisut üle aasta tegelenud ühe sellise projektiga, mille me nimeks oleme andnud Agroinfo. See on siis koostööprojekt Põllumajandusloomkasvatajate Ühistu ja Eesti Maaülikooli Majandus-Sotsiaalinstituudi vahel, et koguda siis piimatootmise ettevõtetest kokku küllalt lai selline skaala erinevaid seda tootmisprotsessi iseloomustavaid andmeid ja nende põhjal siis tsentraalselt ühtse metoodika järgi arvutada välja siis erinevaid tootmislõike iseloomustavad tulemusmõõdikud. Et kujuneks selline lõpuks välja sellised teatud mõttes öelda rusikareeglid, eks ole, nii nagu me saame väga hästi aru sellest, oskame öelda või hinnata seda, et kas see päevane väljalüps lehma kohta on hea või halb, eks ole.
et siis tekiks ka nende protsessi muude lõikude kohta sellised teadmised. Ja meil on täna, me oleme jõudnud sinnamaani, et alustasime seda andmekogumist siis 2017. aasta algusest ja hetkel on need andmed sisestavad ettevõtteid 18 ja katavad täna moodustavad umbes 20% Eesti piimakarjast. Plaan on see number siia 25-30-ni viia, et kõigil, kuna eelmisel aastal see andmekogumine nagu reaalselt algas kuskil poole aasta pealt, siis ütleme, oli osadel huvitatud ettevõtetel natuke probleeme sinna tagasi vaatavate andmete kokkusaamisega. Aga ma arvan, et sellest aastast see number on kindlasti suurem. Enamust andmeid me kogume ettevõtetest igakuiselt, selleks, et tagada ka selle tagasiside operatiivsus. Ja ühtlasi tulevad juurde ka suur osa neid andmeid, mida ettevõtted nagunii sisestavad jõudluskontrolli, sest ei ole mõtet ühte sama infot mitu korda sisestada. Ja üldiselt oleme seadnud sellise eesmärgi, et ühe kuu tulemused peaksid jõudma sinna meie andmebaasi siis järgmise kuu lõpuks ja kuskil ülejärgmise kuu alguses tegelikult võiks olla juba tagasiside selles osas, et need andmed on juba töödeldud, mõõdikuteks ümber arvutatud ja saavad ettevõtte juhid neid vaadata, kuidas siis asi edeneb. Ja selles mõttes, et tänase seisuga enamiku nende ettevõtete kohta juba olemas tegelikult 2017 aasta 12 kuu numbrid. Et see operatiivsuse pool tundub, et on täitsa reaalne. Et siis andmed kogume eraldi andmebaasi ja arvutame siis me kogume, just põhimõte on see, et me kogume kokku ikkagi võimalikult algandmed ja arvutame siis need tulemusmõõdikud seal andmebaasi põhjal keskselt. Esiteks selleks, et tagada see, et oleks üks ja sama metoodika ja teiseks ka sellepärast, et see algandmete olemasolu andmebaasis, et see võimaldab tegelikult seda mõõdikute valikut vastavalt vajadusele, ettevõtete poolsele soovile, mingitel muudel põhjusel, me saame alati mingisuguseid mõõdikuid sinna lisada. Piltlikult öeldes, et kui meil on olemas need algandmed on nagu legoklotsid, et me saame neid kokku panna täpselt nii, nagu vaja on. See annab päris suure paindlikkuse kogu sellele tegevusele. Ja siis on kasutajatele, kui need andmed on sisestatud, siis meie poolt üle vaadatud, valideeritud, võimalikud vead või hälbed kindlaks tehtud, eks ole, või parandatud, et siis ühe spetsiaalse sellise andme visualiseerimise tarkvara kaudu läheb siis uuendatud info siis osalejatele tagasi. Ja siis igasugusest võrdlustes siis kasutatakse selliseid isikustamata siis suhtarvulisi mõõdikuid ehk kuna Eesti on nii väike, siis lihtsalt anonüümsusest väga ei piisa, et kui jooksevad kuskilt läbi absoluutnumbrid, siis juba selle põhjal tegelikult, kes asja teab, nagu oskab juba öelda, eks ole, et palju neid farme ikka on, kus on seal võib-olla 2000 ja peale lehma, eks ole. Aga see andmete konfidentsiaalsus on üks kogu selle asja nurgakive. Et siis võrdlustest käivad läbi ainult suhtarvud. Mis puudutab ettevõtte enda andmeid, siis seal muidugi seda, mis neil enda kohta andmebaasis on, muidugi nad näevad kõik võimalikul kujul. Ja siis on veel see plaan, et siis
2 korda aastas tegelikult siis korraldada sellised seminarid, kokkusaamised, et siis kuidas öelda, nii-öelda pool aasta kaupa võtta need tulemused ka tervikuna kokku ja siis neid tulemusi siis ettevõtetega arutada, et mis sealt siis paistab ja mida nendest tulemustest arvata. Et noh, selles mõttes nagu need nii-öelda praktikad, eks need võtab natuke aega, kuni need nii-öelda paika loksuvad. Ja siis on ütleme, et suhtarvu kujul muidugi ka tähendab seda, et saab ka ettevõtted, eri suurusega ettevõtteid omavahel võrrelda. Ja kuidas me neid mõõdikuid sinna valinud oleme? Esimene asi on muidugi see, et nende mõõdikuid tuleks katta võimalikult suur osa kogu sellest piimatootmise protsessist. Teine asi on see, et loomulikult andmed peavad olema ettevõtetes kättesaadavad ja peavad olema sellisel kujul kättesaadavad, et nendega saab ka, et nad oleksid usaldusväärsed. Ehk siis tähendab seda, et see nii-öelda algandmete kajastamine ettevõtte raamatupidamise tasemel peab ka olema nii-öelda paigas. Mõned asjad me olemegi siit nagu seepärast ka välja visanud, et see nagu ütleme nii, et kui algandmed ei ole usaldusväärsed, siis ei ole meil mõtet ju selle põhjal midagi siin arvutada, see tekitab ainult segadust. Teine loomulikult ta peab olema nii-öelda praktiliselt kasutatav siis ettevõtte jaoks nii-öelda oma analüüsides ja juhtimisel, eks ole. Et siin täpselt samamoodi tõekriteerium on praktika, eks ole. Eks see siin selle aja jooksul siis loksub paika. Ja arvutusmetoodika peab olema arusaadav, kust ta tuleb, mille põhjal. Ja võimaluse korral loomulikult ka pidades silmas seda, et võib-olla siin seda võrdlusbaasi nagu laiendada ka Eestist väljapoole, siis loomulikult võimaluse korral võiks need suhtarvud olla nii-öelda ka rahvusvaheliselt kasutuses. Näiteks siin üks selline asi oli, et Ameerikas järjest selline populaarsust koguv näitaja nagu siis see nii-öelda income over feed cost ehk siis nii-öelda piimast saadav tulu pärast söödakulusid. Et Ameerikas on ta väga populaarne ja järjest rohkem teda nagu kasutatakse iseloomustamaks siis korraga nii nii-öelda piimatoodangu taset kui ka söödakulusid. Siis Eestis see nagu tegelikult väga hästi ei toimi ja ta ei toimi sellepärast hästi, et need nii-öelda põhisööda hind ja omadused on Eestis tegelikult väga kõikuvad. Ameerikas on kliima teine ja tegelikult see nii-öelda põhisööda kvaliteet neil on üsna standardne ja pluss neil on ka sellele väga selge välja kujunenud turuhind. Et meil need võrdlused täna vähemasti väga hästi ei tööta. Võib-olla peab kuidagi modifitseerima, siis äkki töötab. Hästi juba oli juttu. Ja eraldi teema meil siin projektis on siis see piima omahind, ehk mis on ka siis tegelikult ei ole ka midagi muud kui üks selline üldine tulemusmõõdik. Ja mida nagu tänase päevani siis peaaegu iga ettevõte on ise moodi arvutanud ja millest siis lähtudes on ka, kuidas öelda, piima omahinna kui mõiste kasutamine näiteks igasugustes nii-öelda poliitika kujundamise ringkondades on selline väga kahtlase väärtusega küsimus olnud, sest tegelikult on nii-öelda iga poliitik olnud võimeline oma väite tõestuseks leidma talle sobiva omahinna. Et katsume seda ka natuke siin nii-öelda pisut standardiseerida, ehk siis nagu leida, kuidas öelda, siis jõuda sellise metoodilise põhjendatuse ja täna reaalselt kasutuses olevate praktikate vahel sellisele mõistlikule kompromissile, eks ole. Et need nii-öelda lõigud, mille osas need nii-öelda omahinna arvutuste
metoodikad täna ettevõtete lõikes erinevad, et need on meil enam-vähem juba nagu kaardistatud ja ütleme siin detsembrikuu Põllumehe Teatajas ka siin professor Rando Värnik ja Kalev Kreegipuu tegelikult neid esimesi soovitusi juba ka tutvustasid, et kuidas neid teha. Et selline teema. Ja siin on lihtsalt siis nüüd väiksed võib-olla paar sellist illustratsiooni, mis on meie siis sellest tagasiside rakendusest siis. See ei ole nüüd küll mitte piima omahind, vaid see on selgelt tootmise omahind. Aga ütleme, siin on sellest, milline see tootmise omahinna nagu keskmine struktuur olnud on, see on siin 9 kuu andmete põhjal, mis on kokku kogutud ja ka juba valideeritud. Et see nagu info on olemas ja mulle tundub, et see on nagu päris selline, kuidas öelda, päris selline tummine teadmine, et paneb nagu prioriteedid paika küll, et mis nagu seda kõige rohkem mõjutavad. Kuna aega on natuke vähe, siis ma jätan siin paar asja vahele. Ja räägiks 2 sõnaga veel niisugusest haakuvast teemast nagu siis piimatootmine ja nagu suurandmed. Et see suurandmed ehk big data, see on ka selline väga populaarne kuum teema olnud ka siin viimasel ajal ka põllumajanduse valdkonnas. Rohkem on sellest küll räägitud taimekasvatusega seoses, aga tegelikult muidugi puudutab see ka piimatootmist ja üldse kõiki põllumajandusvaldkondi, nagu ka igat muud valdkonda tegelikult. Et mis andmed need suurandmed on? Siin üks selline suur tarkvarafirma nagu SAS Institute. Tema nagu defineeris näiteks seda suurandmeid nagu niimoodi, et kolme põhilise kriteeriumi järgi. Siin on maht, liikuvus ja siis mitmekesisus. Ehk siis maht tähendab seda, et need on eelkõige igasuguste sensorite poolt tekitatud masinalt masinale liikuvad andmevood. Mahtudest rääkides üks selline huvitav või nagu illustreeriv asi, et näiteks üks isesõitev auto, mille prototüübid täna juba ju siin ja seal ikkagi ringi liiguvad, siis üks isesõitev auto töötleb ühes päevas umbes 4000 gigabaiti andmeid. Ütleme need variandid, mis siin täna on. See on ikkagi täiesti üüratu, see on üks auto, üks päev. Et me nagu, kui siin selle arvuti kõvakette maht on, ma arvan, umbes võib-olla 500 gigabaiti, eks ole. Siis teine asi on see, et need andmed liikuvus, nad liiguvad ülikiiresti, seadmed ja asjad peavad suutma need õigeaegselt töödelda ja kuna neid on maht on väga suur, et nad peavad seda ka efektiivselt tegema. Ja kolmas asi on see, et ka see mitmekesisus, eks ole, et lisaks numbrilistele andmetele tekib siin igasugust struktureerimata teksti, pilti, heli, videot, mida iganes. Ja see, nagu öeldakse, seda on palju ja see liigub väga kiiresti. Ja piimatootmises tekib neid tegelikult täpselt samamoodi, et kõik võimalikke sensoreid ja analüsaatoreid, mida rohkem neid rakendatakse, seda rohkem neid andmeid on. Siin nii loomade toodangu kui ka keskkonna jälgimiseks, tootmiskeskkond. Et mõned sellised asjad lihtsalt tõin välja, et mis on juba peaaegu nagu olemas, et see on mõne aasta teema. Kõigepealt näiteks niisugused smart pill ehk siis need targad tabletid, mis söödetakse loomale sisse või installeeritakse sinna kuidagi muud moodi ja nad annavad sellist looma elutegevuse kohta põhimõtteliselt nagu reaalas infot välja kogu aeg. Alates temperatuurist ja lõpetades seal mingisuguste seedeprotsessi iseloomustavate näitajatega. Ja näiteks lehmade näotuvastus, see on tegelikult juba täna olemas, katsetatakse ala nagu Facebook, eks ole. Ja siis suudetakse seda looma jälgida, tuvastada ja tema liikumist
nii asukohta kui ka seda, kuidas ta liigub nagu pidevalt siis nii-öelda paika panna. Piima söödakoostise reaalajas analüüsid, see asi ka juba tegelikult teataval on juba peaaegu töös ja loomulikult kõik need genoomi andmed, ikkagi veel palju põhjalikumalt, palju laialdasemalt, kui see nagu täna on kasutuses. Ja nii edasi, ja nii edasi. Et selles mõttes need andmehulgad on nagu täiesti massiivsed. Me räägime siin ka ikkagi paljude nullidega gigabaitidest. Et küsimus on see, eks ole, et kuidas need ettevõtte kasuks nüüd tööle panna, et sellest ikkagi nüüd nagu tulu ka oleks, eks ole. Ja ma näen siin, et siin nagu juhtimise seisukohast on siin vähemalt nagu 2 sellist olulist suunda. Et üks asi on kõik, mis puudutab sellist masinõpet ja tehisintellekti, ehk siis need andmed on nii palju, see nii-öelda tehisintellekt peab suutma need andmed nii-öelda üles korjata, töödelda ja ise ka tegema tegelikult juba päris suure osa nendest otsustest nende andmete põhjal ära. Et siin kindlasti kogu see temaatika, et on kindlasti üks suur küsimus, eks ole. Ja teine asi tuleb täpselt tagasi selle juurde, millest ma siin alustasin, et kogu selle info töötlemine sellisteks tulemusmõõdikuteks. Et jälle, et nende põhjal saaks inimesed otsuseid teha. Nii et aitäh, aeg on otsas. Aitäh. Kas on tekkinud küsimusi kuulajatel? Miks mitte, kui on olemas ettevõtetes algandmed? Tuleb täiesti mõeldav. Et meil praegu meil selles algandmete kogumise nii-öelda skeemis ei ole, meil on küll energiakulu nii-öelda rahaliselt on sees, aga ütleme, kilovati põhiselt ei ole nii-öelda ühiku andmeid, et siis peavad need hakkama tulema, et sellisel juhul, loomulikult on võimalik. Kas on veel küsimusi? Kas nende ettevõtete puhul niisugune ärisaladuse probleemi ka tekib või on need liikuvad ainult selle 18 või 20 ettevõtte siseselt ja keegi konkurent teise osas? Selles mõttes kõik ettevõtted on ju ühinenud nii-öelda projektiga ju omal soovil, eks ole. Ja selles mõttes on printsiip on hästi selge, et nii-öelda nagu ütlesin, kõik võrreldavad andmed on A anonüümsed ja B on viidud nii-öelda suhtarvu tasandile, ehk siis nagu ka me ei võrdle avalikult, me ei pane kõrvuti 2 ettevõtte nii-öelda absoluutnumbreid, näiteks eks ole, lehmade arv või piimatoodang. Et selles mõttes on see nagu, et kui keegi tahab nii-öelda oma nii-öelda tulemusi nagu laiemalt nii-öelda avalikustada, tutvustada, see on loomulikult nagu olemas, eks ole, aga põhimõte on see, et kõik need andmed on ikkagi nagu konfidentsiaalsed. Et selles mõttes on. Jutt on lehmapiimast, Nii. aga küsimus on, ja jutt oli, et ei ole erilist konkurentsi. Nii, minu küsimus on niimoodi, aga peale lehmapiima on ka kitsepiima. Ma ei vihja mitte Pinskile, vaid ka teised tootjad on. Kas kitsepiim konkureerib lehmapiimaga? Ma arvan, et täna väga ei konkureeri ka kitsepiima. Selles mõttes, et ma arvan, et kitsepiima, ma ei ole selle turuga nüüd nii väga hästi kursis, aga nii palju, kui ma nagu on kõrva jäänud, siis ma mõtlen, et see kitsepiima järgi vist on nõudlus täna suurem kui pakkumine. Et need on natuke 2 eri suurusjärgu asja täna. Et ma arvan, et... Kas on küsimusi veel tekkinud?
jah. Tähendab, plaan on see, et me nagu teeme, kuidas öelda, millal see nüüd rakendub, ma ei oska nüüd päris vekslit välja ei anna, aga kindlasti me teeme sellest nii-öelda, kuidas öelda, avalikuks mingid vahekokkuvõtted. Noh, kas või mingi aasta põhjal või noh, et mis sealt siis nagu paistab, eks ole. Et aga iseenesest muidugi on kõik ettevõtted, täna on see võimalus olemas, et kes veel ei osale, et tulge kampa 2018. Aasta jaanuarist alates, et täna see võimalus on. Et noh, nagu ma ütlesin, väga suureks me ei taha seda nagu selles mõttes selle projekti raames seda ringi ka ajada, sest siis selle asja administreerimise kulud ja kogu see jõupingutus nagu läheb, kuidas öelda, teise suurusjärku, aga selline 30 ettevõtet on täitsa majandatav. Kas on veel küsimusi? Jah. Et siit kohe küsimus, mis seal siis kõige suurem ja kõige väiksem ettevõtte on, kui 20% lehmi on, siis 1000 lehma on keskmine seal juba? Tähendab, jah, selles mõttes kuidagi nagu hetkel on niimoodi kujunenud, et tõenäoliselt kõige suurem osa või kõige suurem katvus on täna tegelikult ongi nagu kõige suuremate farmide osas. Et Eesti nendest üle 1000 lehmaga farmidest, ma arvan, et on umbes 3/4, ma arvan, täna osaleb. Et selles mõttes, kuidas öelda, selle koha pealt ei ole nagu meil mingisuguseid piiranguid, see on lihtsalt olnud see, et kes selle ideega nagu kohe kaasa tuli ja kes ei tulnud, eks ole, siin nagu mingid eraldi valikukriteeriumi nagu selle koha pealt ei olnud. Et mis on nagu natuke olnud kogemus, et võib-olla väga väikeste ettevõtete puhul pigem on nagu see koht, et neil jälle ei, mis on ka loogiline, see ei ole nagu üldse mingisugune märkuse tegemise mõttes, vaid et lihtsalt seal kuni 100 või 150 lehmaga ettevõtet, seal nagu see juhtimine ongi teistsugune ja selles mõttes võib-olla need andmeid nagu niisugusel kujul ei olegi, eks ole. See ei olegi vaja, saad nagu ilma hakkama. Et mitte, et me nagu välistaks nagu väikse ettevõtteid, aga see on natuke probleem olnud. Ja. Kas on veel küsimusi tekkinud? Et kui oleks, ma küsiksin seda, et kuidas või kas sa näed, et sellistes kriisiolukordades, kus kokkuostuhinnad langevad kiiresti mõne kuuga, võiks sellise tulemusmõõdikute süsteemi olemasolu kuidagi veel ekstra kasu anda tootjatele või ei ole seal vahet, et see on pikaajaline protsess? Ma arvan jah, et selles mõttes, et kuidas öelda, ühesõnaga, kui sellest süsteemist on nagu võimalik saada mingit kiiret kasu, siis ma arvan, et ei ole väga vahet, et kas see kiire kasu tuleb madala või kõrge piimahinna perioodil, eks ole, siis tuleks ta igal juhul ära kasutada, eks ole, see teadmine. Et selles mõttes küll võib-olla, et eks alati on see, et madal hind, kehvem keskkond, see nagu natuke mobiliseerib, eks ole, nagu mõtlema. Ma küll ei ütleks nagu arvestades, mis siin nagu toimunud on, et täna tõenäoliselt sellist lisamotivatsiooni tõenäoliselt piimatootjatele väga vaja ei ole, sest see eelmine motivatsiooni laks siin 2 aastat oli ikka nii korralik, et siin, ma arvan, seda jätkub veel tükiks ajaks, eks ole. Aga põhimõtteliselt, suures plaanis ju nagu elu näitab, et tootlikkus tõusebki ju halbadel aegadel, eks ole. Nii, aga suur aitäh!